Kiirelt muutuvate keskkonnatingimuste ja ühiskondlike kriiside tõttu teravneb vajadus tagada säästlik ressursikasutus, leevendada keskkonnakriisi, tagades ühtlasi sotsiaalset heaolu ja õiglust. Tänased diskussioonid keskenduvad ümber kahe äärmuse. Ühelt poolt, miks on vaja tegutseda radikaalselt ja teiselt poolt, miks seda ei saa teha. Aga lahendusi need vaidlused ei anna. Me peame aru saama sellest, mis globaalselt toimub. Väga suured muutused, et me saaksime nendega kohaneda ja ka erinevaid kitsaskohti ennetada ja probleeme lahendada. Ühiskond on süsteemide kobar. Siin on näiteks energeetika või ka transport, haridus ja meditsiin. Selleks, et ühiskonna korralduse tulevikku kujundada, pakub nii mõtlemisainet kui ka praktilisi tööriistu meie süsteemsete sekkumiste raamistik, millest on meil ilmumas ka rahvusvaheline käsiraamat. Ja see pakub just nimelt niisuguseid tööriistu, et ei takerduks oma tänaste argimurede rägastikku ega ka oma erialase odupimeduse kapslisse. Aine jätkusuutlikkus ja tasaareng pakub teadmisi 21. sajandi säästva arengu katsumustega toime tulemiseks ning aitab erinevatest teadussuundadest põimida kokku teostatava ja kestliku alternatiivi tänapäeva neoliberaalsele kasvumajanduse mudelile. Tasaarengu aine avas ja laiendas minu maailmapilti ja arusaamist sellest, kuidas me saame liikuda jätkusuutlikuma ja parema maailma suunas.